Tere 3. K-klass! Oleme teiega rääkinud juba liikumisest. Täna räägime ka kiirusest. Triin vaatas pühapäeva õhtul dokumentaalfilmi maailma kõige kiirematest loomadest. Talle jäi meelde, et gepard võib joosta kiirusega üle 120 kilomeetri tunnis. Tiit teatas selle peale, et võidusõiduautodega ei suuda kiiruses võistelda ka kõige kiirem loom. Tuppa astunud isa kuulis laste arutlust ja tahtis nüüd teada, kas Tiit ja Triin teavad, kui kiiresti tohivad sõita tavalised autod. Kuid enne räägime sellest, mida näitab kiirus. Oled kindlasti kuulnud raadiost või telerist ilmateadet. Seal öeldakse näiteks: homme puhub tuul kiirusega 3 meetrit sekundis. Võib-olla oled tähele pannud ka seda, et maanteedel tohivad autod sõita kiirusega 90 kilomeetrit tunnis ja linnas 50 kilomeetrit tunnis. Auto võib linnas sõita kiirusega 50 kilomeetrit tunnis, kuid maanteel 90 kilomeetrit tunnis. Kiirus näitab ajaühikus, kas tunnis, minutis või sekundis, läbitud tee pikkust. See tähendab, et näiteks maanteel läbib auto tunni ajaga 90 kilomeetrit. Auto kiirust mõõdab kiiruse mõõdik ehk spidomeeter. See mõõteriist näitab, mitu kilomeetrit tunnis on auto kiirus mingil hetkel. Ja praegu näitab see, et auto kiirus on 50 kilomeetrit tunnis. Kui auto sõidab sellise kiirusega pool tundi ega muuda sõidukiirust, jõuab ta 25 kilomeetri kaugusele. Tunni ajaga jõuaks ta 50 kilomeetri kaugusele. Kui inimene kõnnib kiirusega 6 kilomeetrit tunnis, siis jõuab ta tunni ajaga läbida 6 kilomeetrit. Ära unusta pimedal ajal kanda helkurit ning ületada teed ainult rohelise tulega. Ja viimaks näitan sulle ühte töövihiku ülesannet. Rongi kiirus. Kui kaugele jõuab poole tunniga rong, mis sõidab pidevalt kiirusega 80 kilomeetrit tunnis. 1 tunni sees läbiks rong 80 kilomeetrit. Kui palju läbib see rong poole tunniga? Ja õige vastus on 40 kilomeetri kaugusele. Palun ava oma töövihik leheküljelt 3. Kiirus. Ülesanne 1. Kirjuta 2 tegevust ja 2 loodusnähtust, mille puhul on nende liikumiskiirus oluline. Sageli seda kiirust ka mõõdetakse. Missuguste tegevuste kiirust meie mõõdame? Mõtle spordivõistluste peale. Loodusnähtustest mõõdetakse näiteks tuulekiirust. Ülesanne number 2. Mis mõõdab ja näitab auto kiirust? Selle vastuse leiad videost. Ülesanne number 3. Mida tähendab, kui inimene kõnnib kiirusega 6 kilomeetrit tunnis? See tähendab, et ta läbib tunniga 6 kilomeetrit. Ülesanne number 4. Kui kaugele jõuab poole tunniga rong, mis sõidab pidevalt kiirusega 80 kilomeetrit tunnis? Selle vastuse leiad samuti videost. Ja ülesannet number 5 me praegu ei tee. Head aega!